Nii, tere kossusõbrad. Oleme siis teist korda eetris podcastiga Kossujutud profidega. Täna minu külaliseks meie esindusmeeskonna kapten Robin Kivi. Tere, Robin. Tere, Joss. No, eile mäng Pärnuga. Sõber Märt oli vastas. Oli. Kuidas oli? No, alguses ehmusime ära, et ei suutnud nende agressiivse kaitsele kuidagi vastu saada. Aga siis ma ei tea, kas nemad jälle vastupidiselt uinusid ja siis saime tagasi mängu ikkagi, et mäng oli, et see mõttes see algne vahe ei jäänud sisse ja saime tagasi mängu. Lõpus jäi küll käike natuke väheseks, aga ma arvan, et varianti ära võtta oli küll, nii et... Kuidas üldse sõbra Märdi vastu mängida? Kas te mängu ajal nagu räägite omavahel ja provotseerite üksteist või kuidas sellega? Väga ei räägi mängu, et ma nagu isiklikult proovin keskenduda ikkagi enda sooritusele, et teiste mängijatega nii palju ei räägi, aga enne mängu ja peale mängu ikkagi, et proovin olla kursis. Märt ei provotseerinud kuidagi või? Ei, ta on ikkagi professionaalne, et ka ikka keskendub enda asjadele. Okei, eilne mäng, Lasse, oli hea võitlus, olen nõus, natuke lõpust puudu. Räägime nüüd sinust. Kõigepealt võib-olla vaatajaid, kuulajaid huvitab, et oled sa üldse Tartu poiss? Jah, ma olen Tartus sündinud. Ma elan Tartust väljas, Elva poole, seal paar kilomeetrit Tartust väljas, aga sündinud olen Tartu linnas. Okei, ja kogu aeg oled elanud seal, kus sa? Kas külal on mingi nimi või? Leematsi küla. Leematsi. Et algselt meil oli Tartu linnas korter, aga mina mäletan enda elu ainult seal nii-öelda linnast väljas. Et minu teada ma elasin veel siis mingi aastaks seal korteris nii-öelda, aga kuna ma olin nii väikene, siis ma sellest mitte midagi ei mäleta. Okei. Nii, et lapsepõlv, mis sina mäletad, on kõik Leematsi külas. Jah. Võib öelda, kas te elasite siis talus või võib selle kohta öelda talu? Võib küll, jah, et kui me sinna nii-öelda elama asusime, siis seal praktiliselt mitte midagi ei olnud. Kõik olid põllud ja metsad. Ja siis isegi tee pidime sinna ehitama ise, et sinna üldse ligi pääseda. Ja siis hakkasime, ema ja isa hakkasid seda nii-öelda talukompleksi seal siis ehitama järjest, et kõigepealt eluhooned, siis mõningad kasvuhooned ja need kasvuhooned siis ajapikku on tulnud järjest juurde. Okay. On sul suur pere? Ja. Palju sul õdesi vendi on? Mul on 2 õde ja 1 vend, ehk siis Eesti mõistes üsna suur pere. Ja kõik olid sinult vist vanemad? Jah, et mõlemad õed on must siis 8 ja 6 aastat vanemad ja vend on 2 aastat vanem. Okay. Kas nemad tegelesid ka palju spordiga või palju teie pere üldse spordiga tegeles? Ja, selles mõttes. Te koos tegite? Selles mõttes jah, meil on hästi sportlik pere olnud, et mu isa on tegelenud suhteliselt kõval tasemel sõudmisega. Jah, et ka siis pigem kooli ja ülikooli ajal. Ema on mitmeid spordialasid proovinud ja korvpall sinna kaasa arvatud. Siis mõlemad õed on tegelenud spordiga. Mu noorem õde on tegelenud korvpalliga, et see on siis arvatavasti põhjus, miks minu esimene spordiala oli korvpall. Et ma arvan, et seal see tõuge võis tulla ning mu vend on ka tegelenud korvpalliga, küll hästi vähe. Algklassides seal 1-2 aastat, siis proovis ujumist ja siis jäi kindlaks kergejõustikule. Kergejõustikule. Jah. Nii et võib öelda, et sinu noorem õde oli siis kõige suurem mõjutaja sul? Jaa, et ma ei mäleta neid hetki väga konkreetselt, aga ma tean, et kui ma korvpallitrenni läksin, keskkond oli hästi uus ja siis ma nii-öelda rääkisin oma õega ka, et mis ma tegin täna trennis ja niimoodi, et siuke kontakt mu õega oli hästi tihe sel ajal, kui ma korvpalliteed kõndima hakkasin. Mis su esimene mälestus on üldse korvpalliga? Ma mäletan seda, et ma vist jõudsin esimest trenni natukene liiga vara kohale ja siis ma ootasin seal mingi tund aega või niimoodi, siis ma
hakkasingi mõtlema, kas me ikka on õiges kohas, et kas üldse siin saab kossu teha või ei saa, et siuke esimene mälestus oligi siuke hästi ärev, et ei olnud kohe niimoodi, astun saali ja saal oli poisse täis ja et oligi, et astun saali, saal täis tühi ja siis ma ei saanudki aru, et kus ma olen ja kas siin üldse on mingi kossurenn hakkab pihta või ei hakka. Ja kus kohas sa trennidega alustasid? Mis trenn see oli, kus sa läksid? Mis spordiklubi? Ma algselt nii-öelda Rocki korvpallikooli kasvanud ikka ei ole, et ma olen oma korvpalliteed alustanud Tartu palliklubist ehk siis Priit Paama käe all. Ja trennid olid siis Turu tänaval? Turu tänaval, jah. Et ma isegi nüüd ei oska öelda, kui pikalt ma seal olin. Pakun oma 4 aastat äkki ja siis tulin nii-öelda siia Rocki poolele üle ja see võis olla ka mu nii-öelda õe indikatsioon, sest tema oli või sai hästi läbi mu esimese treeneriga siit Tartu Rocki korvpallikoolist Raidoga. Raidoga hästi? Jah. Et kas õde mängis ka Rocki korvpallikoolis või? Ei mänginud, ta oli ka seal Turu tänaval, Tartu Kalev äkki oli siis nende võistkonna nimi. Kas sinu esimene treener Raido Rebane oli ka tema treener? Raido Rebasega nende see kontakt tekkis siis tänu sellele, et Raido vist, ma ei tea, kas käis seal praktikal, ma ei usu, aga kas siis oli ka mingi abitreener äkki korraks seal tüdrukute grupi juures ja siis seal nii-öelda see kontakt sai loodud. Ja siis Raido tuli sealt edasi siis siia korvpallikooli. Ja rääkis suhe ära, et saad kui Robin? Tundub küll. Tema juurde? Jah. Sa vist ei kahetse? Ei kahetse. Räägime siis võib-olla sinu senistest treeneritest ja võistkonnakaaslastest ja võistkondadest just siin Rocki korvpallikoolis. Noorematele kuulajatele, vaatajatele siis teadmiseks, et enne, kui meie nimi oli Tartu Ülikooli korvpallikool, oli meil siin meeskonna nimi oli Tartu Rock ja siis oli ka korvpallikooli nimi oli Tartu Rocki korvpallikool. On mul õigus? Tundub küll. Kuidas teil läks, kui te olite, siis sa ütlesid, et sa olid juba 4 aastat korvpalli mänginud, kui te siia tulite, kas te olite siis Eestis juba tippvõistkond või olite niimoodi vaikselt sinnapoole liikumas? Sa mõtled siis siin Rocki korvpallikoolis? Neid noorteklassi aastakäike on nii palju olnud, et täpselt ei mäletagi. Ma tean, et meil see domineerivam hetk või domineerivad ajad olid siin lõpuaastatel, need U16 kuni U18. Neid esimese aastas ma tõesti ei mäleta. Eks seal neid võistkondi oli hästi palju ja mänge oli hästi palju. Et ma arvan, et seal see võitmine vast nii oluline hetkel ei olnudki, pigem see treeningud ja üldse sellest korvpallist rõõmu tundmine ja kogu see pool. Okay. Et sinu esimene treener Raido Rebane, sinu esimene treener siis siin meie korvpallikoolis Raido Rebane, me oleme temaga head sõbrad ja oleme ka sinust palju rääkinud, et tema iseloomustab sind kui väga eeskujuliku tööeetikaga noort korvpallurit. Mis sa arvad, kus selline tööeetika tuleb? Et Raido ise arvas, et me sel teemal veel jõudnud rääkida, aga see tuleb sinu perekonna juurvilja farmis või köögivilja farmis töötamisest ja sealt saadud harjumustest. Ma arvan küll, jah, et kuna mu emal-isal on, nagu sa ütlesid, see köögivilja farm, et seal sellist tegemist ja tööd on alati olnud ja me ka lastega siis oleme kogu aeg emal-isale abiks olnud ja seda sellist töökultuuri ja distsipliini sealt siis ma arvan, kaasa saanud ja see on selline meile hästi siuke tavaline asi, et me ei pea nagu pingutama või see tuleb meil automaatselt ja siukest nagu vaeva näha ja tööd teha, ma arvan siis. Mis vanusest sa juba mäletad, et sa emal-isal seal peenra peal abis käisid? Esimesed mälestused on hästi väiksed, aga siis meil sellist kohustust tööd teha polnud, et me lihtsalt siis kulgesime kaasas ema-isaga ja vaatasime, mis nad seal teevad, aga ma arvan, et sellised esimesed kohustused meile võisid ka tulla, ma arvan, et seal äkki algklassis mingisugused kergemad lihtsalt ja eks kasvades siis neid kohustusest tuli ka juurde. Kas sa mäletad, kas nad tegid sellega kuidagi teie jaoks lõbusaks või?
kuidagi motiveerisid teid mingit pidi, et... No mingeid raskeid puukaste kohe algust tassima ei pidanud hakkama, nii et sellist negatiivsed emotsioone sellest töö tegemisest mul küll ei ole, et kogu aeg on sihuke mõnus ajaveetmine see olnud pigem. Okay. Ma tean, et su ema ja vist, ma ei tea, kas mõlemad õed või üks õdedest suvel ka Tartu turu peal müüvad siis oma kasvatatud juurvilju ja köögivilju, et oled sa ise ka seal abis käinud? Ja, et kõiki neid köögivilju me ise ära süüa ei jõua, siis nendest tuleb kuidagi lahti saada ja olen küll turu peal ka mõningad aastad suvel käinud mõnikord, see on ka selline huvitav kogemus olnud, et ma ei ole seal üksinda olnud letis, vaid ka emale abiks olnud pigem siis. Okay. Ja kui endine treener Raido tuleb ostma, kas siis teed ka allahindlust talle? No, ma tean, ta kindlasti küsib. Niisama kohe ei tee, aga kui kauplema hakkab, siis ma arvan, et saame mingi hinna peal kokku lepitud küll. Tervitused siinkohal ka Raidole, ma tean, see kindlasti vaatab. Ma räägin ühe naljaka Raido loo seoses sinu perefarmis töötamisest, et oli vist mingisugune koondise laager suvel, kus trennid toimusid esmaspäevast reedeni ja oli vist päris siuke raske tsükkel, et trennid olid rasked ja siis treenerid ütlesid reedest viimast trenni, et okei, poisid, et nüüd saate puhata ja esmaspäev kohtume uuesti. Ja siis sa olid pool naljaga treeneritele vastanud. Treenerid, mis puhkus? Alles nüüd õiget ei hakkab. Vastab see tõele? Mäletad siis? See võis olla siis nooremana, ma arvan, et seal kodufarmis töötamisega on see ka olnud, kui mul koolikohustus ja treeningkohustus on tulnud juurde, siis on ka see töömaht kodus jäänud väiksemaks, et kui me olime nooremad ja nii palju kohustusi polnud, siis ma arvan, tegin seal rohkem tööd, aga võis olla küll niimoodi, et kui teised läksid laagrist puhkama ja siis kui mind polnud 5 päeva olnud kodus, et eks ma siis mingeid kohustusi seal pidin ikkagi laupäev, pühapäev tagantjärgi ka tegema. Sa käisid hoopis laagrist puhkamas ja nädalavahetusel tööle? Võib nii öelda küll. Mu ema isa alati ütleb, et puhka ühte tööd tehes puhkad teisest tööst, ehk siis. Et ma arvan, et see oli ka, kuidas see sellel ajal välja nägi. Okei, lähme tagasi nüüd korvpalli juurde, et millised eredamad mälestused sul on oma just noortevõistkonna päevadest? Kas mingisugused turniirid, Eestikate finaalid, mis sul kõige eredamalt meeles on, mis sul praegu tärgatab? Ma arvan, need on mitmed olnud, kuna neid sarju, mida ma olen mänginud, noortes on hästi palju olnud. Üks sari siis on Eibel, mida ma arvan, ka mängivad praegu mingeid Tartu vanuserühmad. Euroopa noorte korvpalliliigas? Jah, et pigem selline Põhja-Euroopa. Et seal küll olid vahepeal mingid Itaalia tiimid ka, aga rohkem Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Soome. Et see Eibli seda sarja olen ma mänginud, ma arvan, kõik 4 aastat pluss siis veel, kuna ma olen ise 99 sündinud, siis olen kõik aastad mänginud 99, need korrad ära, pluss veel siis 98-tega ka. Okay. Ehk siis tõesti neid kohtumisi ja sarju mul hästi palju olnud ning kõige eredamalt on meeles esimesed aastad, kui meil õnnestus ka see 2 aastat järjest võita, siis U14 ja U15 aastatel. Ja siis te vist, ma õigesti mäletan, mängisite koos Rakvere poistega? Ja, meil oli Tartust 2 poissi, mina ja Ander Peipanen ja siis Rakvere punt. Okay. Aga nende reisidega just midagi seoses, kas tuleb meelde mingi naljakas hetk või mingisugune juhtumine kuskil piiripunktis või hotellis või? See on hästi kaua aega tagasi olnud. Eks need reise hästi palju oli. Mis oli kõige eksootilisem paik, kus te käisite kõige kaugem koht? Kuskil kaugel Venemaal? Venemaal saime käidud, me käisime Peterburis, siis käisime Tšehhovis, kus meil toimuski U15 superfinaal. Et ma arvan, et kõige eredamalt meeles ongi see Tšehhovi superfinaal. Et kui hooajal ongi siis 3 etappi ja siis kui oled piisavalt edukas olnud hooaeg, siis saad sinna superfinaali. Ja see superfinaal toimuski meil Tšehhovis. See oli maikuus ka, see oli hästi soe ilm.
ma ei tea, 25+kraadi ja siis kõik oli hästi-hästi luks, et ööbisime olümpiahotellis ja söök oli tipp-topp, see areena oli tipp-topp. Nagu profisportlased. Jah, täpselt ja kõige niisugune võimsam aspekt selle asja oligi see, et me mängisime seal finaalis kohalikud tiimi vastu. Eks need kohtunikud aitasid neid kohalikke, ehk siis see mäng oli meie jaoks selline eriti raske veel. Pluss siis see saal oli inimesi täiesti täis. Ma arvan, et see võiski olla minu selline esimene kohtumine, kus ma mängin sellise nagu võimsas atmosfääris, kus oligi, ma arvan, et mingi 3-4 tuhat inimest mahtus saali ja kõik istekohad olid täiesti täis. Saal oli täis? Jah, et see õhkkond oli seal hästi-hästi selline suursugune. Ma siinkohal jagangi oma arvutiekraani ja siin on näha siis 2014 aasta Eibli superfinaali statistika. Seal samas Tšehhovis, kus siis Virumaa palliklubi alistas Tšekovski ja Strovi. Vaata, mulle meeldib seal 3 peale virutada. 13-3, ma arvan, et see võib ka mu rekord olla, palju ma ühes mängus 3 olen peale laadinud. 37 minutit ja 58 sekundit. Ja. Aga puhata ei saanud. Ja 13 korda nagu see 24 punkti finaalis, pole paha. Ja. Nii. Leidsin siin ka mõne mängu statistika veel, äkki käimegi need koos läbi. Siin on 2015 aasta 24. aprill. Salva Rock 1 on alistanud just U16 Eestikate finaalis Virumaa palliklubi. Need samad Rakvere poisid. Need samad Rakvere poisid, see sama treener, kelle all ma mängisin neid Eibli sarju siis 2 aastat. Ja 1 punktiga? Ja. Kas oli magus? Jaa, hästi magus. Ma mäletan, see lõpp oli selline hästi palla ka ja ma ei tea, kas lõpus olime vist veel kaotusseisus ja suhteliselt sellise viimase sekundi olukorra või viskega selle mänguga võitsime. Et oli küll hästi-hästi magus. Täpselt, mis seal juhtus viimastel sekundil? Ma ei tea, kas keegi viskas mööda või kas äkki oli mingi liikumine, me saime isegi päris hea viske, aga siis vise läks mööda. Seal lauavõitluse olukorras selline puterdamine toimus ja siis minu mäletamiste järgi Ander Peiponen sai selle laua kätte seal ja siis tõstis need 2 punkti ära. Siis läksime 1-ga ette. Nii, Robin Kivi, 14-3 oled seekord peale visanud. Rohkem. Ei, kas eelmine kord oli ka äkki sama? 13. Oli 13 või? Oli 13. No, võib-olla ma eksin, aga ja 26 punkti. Tundub, et sa oled finaalide mees. Võib-olla küll, aga kui sa nii palju peale viskad, siis peaks kukkuma ka paar palli sisse. Ja Koube viskas ka palju peale. Seda küll. Muidu sisse ei lähe, kui ürita. Õige. Nii. See oli siis sinu esimene Eesti meistrivõistluste kuldmedal. Või mitte? Võis olla küll. Kui sa enne küsisid neid sportlikke tulemusi algaastatel, siis mul küll midagi konkreetselt meelde ei tule. Ma arvan, et äkki finaali olime jõudnud kuskil karikas ja niimoodi, aga Eesti meistrivõistlustel ei tule küll, et see võis olla mu esimene küll. Nii, lähme aasta edasi, 2016 aasta kevadesse. 2016 aasta 22. mai. See on siis 98 poistega. Aasta vanemate poistega? Ja, kindel võit. See oli hästi magus võit ka, kuna Tallinna Kalev siis oli Erkumaast ja siis seal kohalikest poistest kokku pandud tiim ja meil ei olnud õnnestunud neid kas siis 2 aastat võita äkki ja siis ei sama hooaeg ka, et karikas me vist kaotsime neile ja Eestikatel ka, ma ei tea, põhiturniiril äkki oli mingi 2 mängu või isegi rohkem ja neid olime kõik kaotanud, et siis esimene võit see hooaeg ja väga olulises kohas. Olulisemad kohta vist. Jah. Aga vaatame Robini esitlust 29 punkti seekord. Pole ka paha. Ei ole paha jah ja ma vaatan, et enam nii palju 3 peale ei ole
naadinud. Ei jäetud vabaks. Ja, võib ka see aspekt olla hea, et enam nii palju viskekohta ei tekkinud. Efektiivsus näite 43, see on muljet avaldav. See on tõesti huvitav number. Õnnestusmäng. No pidi õnnestuma. Ei loe välja, et siin midagi oleks pahasti olnud. Nii, ja see oli siis Toomas Kandimaal, jah? Jah, et need vanuseklassid käisid nii-öelda 2 aasta kaupa. Eks U16, U18, eks kui sa 1 aasta U16 lõpetad, siis sa järgmine aasta pead mängima U18, aga siis see on 1 aasta vanematega. Meil ka see punt siis koosneb 98 ja 99 poistest. Nii, kes siin veel meistriga on? Märt on tuttav nimi. Märt on tõesti tuttav nimi ja Martin Otto Parve on ka täitsa meistriliiga kaliibriga mees. Nii hästi, liigume järgmisesse kevadesse. Aasta on juba 2017 ja 21. mai on kuupäev. Kui U18 meistrivõistluste finaalis alistasite Viimsi. Mis sa sellest mängust mäletad? Joonas Kull lõikas ennast kiilakaks peale kohtumist. Seda ma mäletan. No see oli meil siis 3. aasta järjest, kui me tulime meistriks. Ehk siis U16, U18. Jah, et õnneks rohkem neid variante Horteliigat mängida ei olnud, nii et ma arvan, et see 3 tükki järjest oligi siuke piisav. Ma arvan, et päris okei, jah? Aga midagi konkreetset küll sellega meelde ei tule. Aga nüüd 3 ainult 3 tükki. Jah, see on huvitav. Siis see ka ei saanud. Siis pidi lähemale minema. Aga... Hendrik on hea mängu teinud, ma vaatan. Jah, on küll. Nii. Sellega siis lõppes sinu noortesarjad Tartus, aga paralleelselt esindasid sa ka Eesti koondist. Noortekoondisi. Noortekoondisi. Mis tunne oli esimest korda Eesti särki kanda ja enne mängu Eesti hümni laulda? No noortekoondise ajalugu hakkas mul sellega, et mäletan, meil äkki oli U14 talendilaager, ma ei tea, kas neid enam korraldatakse. See oli 1 aasta vanemate poistega, oli talendilaager ja sinna tuli tohutu arv poisse kokku, ma arvan, mingi 60 poissi äkki. Noh, see on ka selline esimene aasta, kus üldse neid noortekoondisi hakati kokku panema enne U12 ja U13 mingi siukseid vanuseklassi ei olnud, see oligi U14 ja siis ma nii-öelda vanemate poiste koondises esimene aasta ei pääsenud. Nad käisid, mingit EM-iga ei olnud, aga mäletan, käisid vist Leedus Balti matši mängimas. Aga esimene kord, kui ma nii-öelda siis noortekoondis pääsesin, oligi siis aasta hiljem. See oli siis vanus U14. Enda aastakäigu poistega siis. Ja meil ka, need Euroopakad hakkavad siis U16 pihta. Ja meil vist mingi sõprusturniir oli ka äkki Siili spordijoones ja siis oli Balti matš Tallinnas minu mäletamist mööda. See oli siis U16? U14. Balti matš. Sa olid kohe satsi? Minu arust küll, jah. Kui ma nüüd ei eksi. Aga jah. Ja siis oligi lätlaste vastu, leedukate vastu mängisime seal. Ja isegi vist oli Leedul 2 satsi. Aga ma tõesti ei mäleta, kuidas me seal läks. Ma tean, et Balti matšil me Leedut ja Lätit oleme võitnud küll, et kas oli siis U18 või U16. Et mul tuleb meelde, kus me Leedut võitsime keskjoonel visatud 300-ga seal. Kullamäe pani seal kotti ära selle ja pakisime Leedu kokku. Okei. See oli siis juba aasta 2 hiljem, et U16. Ma arvan küll äkki, jah. Et võib-olla kuulajad vaatad ei tea, aga siis see oli 99 aasta poiste koondis, tuli U16 vanusest, tuli siis Euroopa meistrivõistlustel B-divisionis võitjaks. Jep. Mis oli tookord päris kõva saavutus ja seal teie nii-öelda seal võistkonnas oli tänapäevaks päris tuntud nimesid. Äkki sa nimetad mõned, kes on sealt kaugele jõudnud?
no hetkelgi Eesti meestekoondis olevad mehed, siis seal Kristjan Kullamäe, Raieste, Kaspar Treier, Tass Ameerikast siis ja Märt ja paljud mängijad ka siis praegu Eesti meistriliigas siis seal pildi peal on veel Sten, Schmaltz. Ütleme, et neid mängijaid on vähem, kes ei mängi meistriliigas või kuskil välismaal. jah. Et siin ka paljud, mitte paljud siis, aga osad siis nii-öelda on selle professionaalse korvpallitee ära lõpetanud, aga jah, siit enamus ikkagi nii-öelda on seda nii-öelda kõrgemale jõudnud siis. Et võib nimetada omamoodi kuldseks põlvkonnaks, olgugi et B-division, aga nagu sa mainisid, võitsite samal suvel Lätit, Leedut, sõprusmängudes võib-olla veel mõnda tugevat A-divisioni võistkond. Jah, et seal minu arust seesama Leedu koondis, keda me võitsime, U16 tuli A-divisionis äkki teiseks või kolmandaks. Ja noh, et see on küll B-division, aga seal ongi, et seal B-divisionisse ka nii-öelda, kuidas kiirelt ära rääkida, siis A- ja B-divisioni nii-öelda liikumine käibki niimoodi, et ühe aasta B-divisioni 3 paremat saavad siis A-divisioni ja A-divisioni 3 viimast kukuvad alla. Et siis B-divisioni liigub ka siis neid suuremaid kossuriike. Et me oleme B-divisionis mänginud nii, ma ei tea, Venemaa vastu, Iisraeli vastu, Horvaatia vastu küll ei mänginud, aga nad on olnud nii-öelda B-divisionis, eks nagu neid kossuriike seal ikkagi liigub. Finaalis võitsite vist Poolat. Jah. Siin on näha siis karika tõstmine peale B-divisiooni võitu. Neid Euroopakate finaale on ka selline hästi-hästi äge mängida, kuna see finaalmänguks siis tuuakse see ka saali rahvast täis, et seal pooled on siis kohalikud ja pooled on siis need kõik ülejäänud tiimid, kes seal kohapeal olid, ehk siis 24 tiimi ja kõik tulevad kokku, ehk siis see saal on suhteliselt paksult rahvast täis ikkagi. Aga kirjelda, mis tunne on mängida, esindada Eestit, oma kodumaad ja enne mängu Eesti hümni laulda? Kas tuleb kanna kihule ka või? Eks nüüd sellega on veits ära, kuna neid suuremaid mänge on ka olnud, aga kui ma olin noorem, siis küll jah, kui ma Kosovo väljakule läksin, siis ega eriti aru küll ei saanud, kus kohas ma olen nüüd, et selline hästi huvitav ja uudne emotsioon oli küll, et proovisid teha neid asju, mis sa oled harjunud trennides tegema, et selline nagu väga seal ei mõelnud nii-öelda, et see mängu atmosfäär ja kõik see finaal oli selline hästi-hästi üleolev kuidagi ja siis ongi, et lihtsalt nagu ma ütlesin, et ega ma seal täpselt aru ei saanud, kus ma olen, selline hästi-hästi huvitav. Võib-olla siis järgmiseks ma näitangi ühe videoklipi. Ma sulle vist ei öelnud, et ma seda näitan. Võib-olla sa tunned ära. See peaks olema nüüd U20 juba. Ja. Euroopa meistrivõistluste, samamoodi B-divisioni. Ja, kuna ongi see, et kui me A-divisioni jõuame või siis sinna top 3 saame, siis me ei tee mitte endale ust lahti A-divisioni, vaid me jätame nii-öelda siis Eestile selle U16 vanuseklassile A-divisioni koha, ehk siis kes tuleb, ehk siis meiega arvestades siis 2000 poisid saavad mängida seda A-divisioni. Et meie oleme mänginud jah, iga aasta siis B-divisioni. Et ma arvan, et ma ei eksi, aga siin viimase 10 aasta jooksul võib-olla teil liiga 8 aasta jooksul ongi ainult üks meie koondis jõudnud A-divisioni ja see olitigi teie. Ja päris mitmel vanuseklassil õnnestus seal A-divisionis siis mängida tänu teile. Et isegi sai Montenegros käidud A-divisionis abitreenerid. Et aitäh sulle selle võimaluse. Võtta heaks. Meil tegelikult oli nii-öelda mitte võimalus, aga tegelikult me oleks pidanud pääsema ka U18-ga A-divisiooni. See U18 EM toimus Tallinnas. Seal me poolfinaalis kaotasime vist Suurbritanniale. Ehk siis mängisime 3. koha peale. Et
see mõttes see kolmanda koha mäng on ka alati olnud selline hästi-hästi pingeline, kuna kui sa finaali jõuad, siis sul nii-öelda see A-divisjoni koht juba kindel. Aga oligi see, et kui kolmanda koha peale käis ka kogu aeg see nii-öelda võitlus, et kes seal kolmanda koha saab omal riigile selle A-divisjoni koha. Ja Tallinnas selle kolmanda koha mängus võitsimegi Iisraeli, aga kahjuks me siis bürokraatia tõttu ei saanud sinna A-divisjoni, kuna sellel aastal kukkus A-divisionist välja Läti, kes oleks olnud järgmine aasta selle A-divisjoni korraldaja, ehk siis sellel aastal mitte ei tõusenud ja langenud 3 satsi, vaid siis ainult 2 riiki. Ja siis oligi, et kuna me jäime kolmandaks, siis me nii-öelda tõusta ei saanud. Kas te teadsite seda enne mängu juba? Ma ei mäleta isegi, et või vist isegi ei teadnud. Tegelikult ma ei mäleta. Kodupubliku ees mängides vist on iga mäng oli oluline. Jah, oli küll jah, et seal nii-öelda niisama peale ei saanud minna, et rahvas oli saalis ja meile tehti hästi palju reklaami ka, et sellised silmad olid meil kogu aeg nagu peal, et midagi nagu üle asja teha ei saanud. Kuidas siis publiku huvi oli, kui Tallinnas toimus see turniir? See mõttes rahvas ikka oli saalis, et see oli seal Tallinna Kalevi saal või Kalevi spordihall. Et sinna küll nii palju rahvast ei mahu, kui näiteks sellel pildil olev saal või siis Saku suurhalli, aga seal Kalevi spordihoone oli ka ikkagi päris paksult rahvast täis kohe. Okei, lähme nüüd selle videoklipi juurde, et kohe peaks ka seisu näitama. Tegemist on siis alagrupi mänguga Rootsi vastu. Nii, seis on 57-56 Rootsi kasuks ja 5,7 sekundit on mängida. Kui hästi sa mäletad seda? Tegelikult see seis oli 56-56. Et see tabloo minu arust on siin üks rikkis või katki. Et siin oli see eelnev olukord, ma mäletan, oli niimoodi, et oli vist meie pall, meie rünnak, seis oli 56-56, viskasime mööda, vastane sai lauast palli ja kuidagi õnnetult siis tegime vea. Ehk siis seis oli viigis mingi 5 sekki lõpuni ja siis oli vastasel 2 vabakat, aga mõlemad viskas mööda. See oligi niimoodi, et esimese viskas mööda ja et loogiline oleks see, kui viskab teise mööda, läheb mäng kohe edasi, aga see siis just niimoodi, et viskas palli sinna laua külge kinni. Ehk siis saime võtta time-out'i ja sealt külje pealt nii-öelda mängida. Et see on huvitav olukord. Toon mõned mängijad ka välja, et siin esimest söötu üritab Kristjan Kullamäe küsida. Siin on Mattias Tass, siin on meie sõber Märt ja sealt tagant vist on ka Virumaa palliklubi päevadest Sten Saaremäe äkki. Võistkonnakaaslane Sten Saaremäe. Mis sa mäletad, mis te tegema pidite? Mis oli plaan? Ei täpselt ei mäleta ja ma arvan, et neid plaanidest kinni ei saa pidada ka, kui kaitse seal midagi muud planeerib, aga Kristjan seal pidi vist palli saama ja Tass pidi selle katte panema ja kuidagi sealt pike roll olukorras selle lahenduse saama. Vaatame, mis juhtus. Vabandage tehniliste viperuste pärast. Siin on näha, et 2 viskajat tegelikult olid seal 300 täitsa olemas. Üks oli Sten ja üks oli mina, aga palli ikka peab andma mehe kätte, kes need pallid sisse ka viskab. Et see oli kõik hästi tehtud. Kirjelda seda tunnet praegu seal külaga ühe all olla. Oi, ma arvan, et seal oli raske. Suure kondiga mehed tulid peale, õnneks Karpa sinna ei hüpanud. Ma arvan, et siis oleks seal midagi ragisenud ka. Aga hästi-hästi võimas emotsioon oli ja ma mäletan peale mängu riietusruumis ja bussis ja õhtul veel söögi ajal ja niimoodi. Et selline hästi-hästi kõva emotsioon ja me ise pidasime enda alagrupi nii-öelda kõige kõvemaks vastaseks ka seesama Rootsi koondist, et kui sealt selline võit kätte saada, siis oli ka hästi-hästi kõva tunne. Vaatame veel ühe korra kordusest. Ja seal veel oli need fännid, kes seal meie pingi juures olid, need olid vist kohalikud ja nii-öelda selle mängu käigus, siis me suutsime need kohalikud fännid ka enda poole kui kuidagi saada, eks olime kuidagi sümpaatsemad. Et seal üleval on ka paar Eesti lippu, need on siis, ma arvan, et Mattias Tassi ema, isa olid seal koha peal ja kellegi
perekond veel. Nii, mis on pull selle asja juures, et see oli selles mängus sinu ainuke visatud kolmene. Ja turniiri peale sa tabasid 1-3, see oli täpselt see. Oli vist. Õigel hetkel. Jah. Nii, noortekoondised ka läbi, kas varsti on siis meestekoondisse minek? Ma loodan küll, et neid eesmärgid on sinna saada ja neid kutsed on ka tulnud, aga kuna hetkel see COVID aeg on ja proovitakse seda ringi hästi koos hoida, siis nagu hetkel veel laagritesse ei ole saanud minna, aga ma arvan, et need koondise suved on vast ees. No, ma loodan, et sa sinna jõuad ja kindlasti ma tean, et sa selle nimel vaeva näed. Aga kirjelda enda arengut mängijana, et kuidas sa oled vaadanud korvpallimängu, kuidas sa oled enda arengut, kuidas sa hindad enda arengut ja kas sa oled pidanud oma mängu muutma, et võib-olla rohkem spetsialiseeruma mingisuguse kindlale rollile? Ma ei teagi. Mis on sul tugevad küljed näiteks olnud läbi aastat? No ma arvan, et äkki viskamine ongi olnud, et mul on olnud küll perioode, kus see vise on selline ebastabiilsem olnud, et see on tingitud sellistest nii-öelda jõusaali treeningutest, siis ma arvan. Aga ma arvan, et läbi aegu me neid Eibli numbreid ka vaatasime, siis oli ka seal mulle 3 ikka meeldis panna peale, et neid viskeid ma ikka seal võtsin ja see 3-ste loopimine ja üldse mingid keskbosside viskamine niimoodi, see on nagu see element, mis mulle meeldib. Et üks suvisena oli, kui ma tegin rohkem sellist jõutreeningut, et natuke liha ka saaks kontide peale, et siis see nagu viske tunnetuses ja see kadus ära mingi hetk, et vast siis keskendusingi liiga palju sellele jõusaalile, et sinna mitte, et seda jõusaali oleks pidanud vähem tegema, et pigem just see, et oleks pidanud seda visketrenni paralleelselt sinna tegema. Et ma mäletangi, et kas oli hooaeg lõppenud, natuke puhkasin, siis ma mõtlesingi, et nüüd tahaks korvpallis natuke puhata, et siis keskendun ainult sellele ükke poolele, aga ma arvan, et seal see viga oligi see, et ikkagi oleks pidanud pärast jõusaali minema ikkagi ja võtma palli kätte, seda feelingut ikkagi tagasi saama. Aga nüüd nüüd juba on see periood möödas, et see oli 2-3 aastat tagasi. Et nüüd juba õnneks on see kõik juba nii-öelda tagasi seal, kus ta kunagi oli. Et jah, et selline viskamispool mul on nagu alati meeldinud. No, ma võib-olla ise tooks välja sinu puhul veel selle, et tänu oma heale füüsisele, heale kehalisele vormile oled sa kindlasti ka väga hea kaitsemängija. Jah, et kui see nagu meistriliigasse ma ka tulin, siis sain ka nagu treenerite pealt sellist signaali, et neid ei huvita see, mida ma teen rünnakul, et kui palju on punkte viskan või sükest, et kui sa saad kaitses hakkama, siis saad ka mänguaega, et kui sa nagu kaitses saad endale ära panna ja viskad seal paar korvi, et see ei ole hea, et pigem, et sa neid korve ei viska, aga saad kaitses hästi hakkama. Et siis sa saad siis nii-öelda seda mänguaega juurde, et siis ma arvan, et see oli ka see vahepeal mul selline fookus, et nagu trennides seda kaitsel nagu rohkem rõhku panna, kuna see oli see, kuidas ma saan nagu rohkem mänguaega ja kiiremini areneda. Võib-olla äkki sa oskad öelda, mis vanuses sa hakkasid üldse niimoodi ise ekstra lisatrenne tegema, oma mingeid tugevaid külge siis veel tugevamaks lihvima või nõrki külgi järgi aitama? Oskad sa niimoodi öelda? No eks neid nagu nii-öelda lisatrenne või väljaspool neid grupitrenne ikka on tehtud, et ma arvan, et see lihtsalt oluline on see, et kui teadlik see treenimine oli. Et väiksen ikka, kui mingi puhkepäev oli, siis tulid ikka kuttidega saali ja loopisid niisama. Aga mõtlen just seda teadlikku, sihipärast tööd iseseisvalt. No ma arvan, et see sihipärane töö tuli siis, kui oli ka treeningutel siis kogutud erinevaid mingeid harjutusi ja asju, mis treener olid kunagi ette näitud, mingid, ma ei tea, kas viskharjutused või mingi põrgatamisharjutused, et oligi, et sa oskasid juba, et sul olid mingid teadmised, sa saad teha selliseid nagu asju ka ise, et ei pea olema, et tuleme kell 6 kokku ja siis hakkame trenniga pihta, et ongi, et kui sul mingi puhkepäev, et okei, sa võid tulla ka niisama loopima, aga teedki enne seda mingeid
trille ja põrgatusharjutusi, et ma arvan, et seda võis tulla sihuke 15-16, kui ma olin, või tegelikult isegi natukene varem, ma arvan, aga just selline spetsiifiline treening, jah, sihuke 15-16. Okei. Ja siis sa vist alustasid ka hommikuste treeningutega, et käisid enne kooli. Ja, enne kooli käisid saalis treenimas. Ja, ma tean, et see tuli mul gümnaasiumis, et ma ei mäleta, et see oleks mul põhikoolis olnud, aga jah, gümnaasiumis siis sai kuidagi kooliga hästi räägitud, et saan esimese tunni ajal võtta oma valikaineks siis nii-öelda kehalise aktiivsuse. Ja selleks siis mul oligi siin spordijoones hommikul 8:30 nii-öelda trennide tegemine, et siin vahepeal olid mingid hüketreeningud, aga jah, põhiline oli ikkagi kossutrennid, et seal Raidoga oleme möllanud neid hommikuid ja koos sinuga ka. Ma isegi mäletan neid hommikuid ja tahan siinkohal sind veel kord tänada, et tänu sulle ma tunnen, et ma olen saanud paremaks treeneriks, sest need hommikused trennid Robiniga olid sellised, kus ükskõik, mida sa Robinile ette andnud, ta tegi alati ära. Ja siis sa treenerina tundsid kogu aeg seda, et harjutus jälle liiga lihtne. Et mängi arenguks peab valima siis siukse paraja raskusega harjutused. Ja kui ma pusisin, et neid välja mõelda ja Robin tegi jälle ära. Seda on rõõm kuulda. Et tänu sellele ma ka arenesin ja pidin alati vaeva nägema, nii palju kui need hommikuid oli. Mis on praegu sinu hinnangul sinu nõrgad küljed, et teha nüüd see järgmine samm mängijana edasi, mis sa peaksid enda hinnangul järgi aitama? No sa tõid mu kaitsemängu küll välja, aga ma arvan, et kaitsemängus neid aspekte on alati, mida saab lihvida ja ma arvan, et kui mu praeguses mängus neid aspekte on just selline, mitte just nii-öelda üks kaitse, vaid selline meeskonnakaitse, et just teiste abistamine ja õige koha peal olemine ja selline positsioneerimine just kossuväljakul. Et ma arvan, et see on kindlasti aspekt, kus nagu peab seda arengut toimuma ja ma arvan, et see tuleb ka nagu sellise kogemuse ja ajaga, et kindlasti treenerid kogu aeg annavad mingit tagasidet ja eks ma arvan, et sealt need tükk jäävad seda puslet järjest kokku saab panna. Ja ma arvan, et rünnaku poole või samamoodi, et saab alati rohkem sisse visata, kui ma praegu viskan ja igas selline palli käsitlus ja teravus ja üks mäng, et neid elemente, mida saab lihvida, on alati. Palju sa näiteks ise oma mänge järgi vaatad ja üritad analüüsida ja leida mingisuguseid paremaid võimalusi? Nagu mul hetkel nii-öelda väga palju aega neid mänge järgi vaata ei ole, et ma siiski, kui me näiteks bussiga tagasi tuleme kuskilt mängudelt Pärnust, Tallinnast, kus on nii-öelda 2 tundi aega, et siis vahepeal küll nagu vaatan neid mänge järgi ja mingid teatud olukordi, aga meil õnneks on see hea, et me saame treeneritelt sellist vahetut tagasi, et hästi palju, et kas siis trenni alguses Tiit või Toomas või keegi tulebki siis mu juurde ja ütleb, et mingeid asju, mida saaks teha paremini ja millele see rõhku siis panna. Et sellist tagasisidet kogu aeg on olemas. Okei, ma teen korraks väikse vahelepõik. Ma unustasin meie jutuajamise alguses öelda, et kui kellelgi on küsimusi, siis kirjutage need palun siia alla chati. Et me natuke veel räägime ja varsti tuleb küsimuste ring, et siis kindlasti esitame need küsimused. Kui keegi tahab ise need otse küsida, siis on ka see võimalus. Kirjutage siis sulgudes, et küsin ise chati. Nii. Hooajad siis esindusmeeskonnas Tartus. Et kui vanad sa üldse said meeskonda? Kui vana sa olid? No küsimus. No nüüd vaikselt on tulnud, et esimestel aastatel see kontakt nii tihe ei olnud. Ma mäletan, et alguses saimegi lihtsalt teha trenne kaasa, päris mängudele veel ei võetud, ei mahtud tiimi. Aga see võis olla, mäletan, mängisin ka siis veel noorteklassi, et ma arvan, et äkki U18 siis äkki. Päris U17 ma ei usu, et see oli. Äkki see ka oli. Ma ei tea, äkki saaks ka midagi. Ma tean, et ma olen sinuga ka vist koos mänginud või ei? Ei ole? Üks aasta siis hiljem äkki. Mina lõpetasin 2015, võib-olla see siis 2015-16, 16 aastasena, 15-16 aastasena. Isegi vist oli 6, ei, ma teaks, oli 16 aastasena. No 17 oli äkki.
või sa äkki Eestis? Kui me nüüd mõtleme nende aastate peale, mis sa esindusmeeskonnad mängis, millised mängijad on sind kõige paremini või kõige paremas suunas nagu mõjutanud, kes on sul olnud eeskujudeks, kes on sind treenides hästi aidanud ja kuidas nad on sind aidanud? Ma arvan, eks need kogenumad mängijad on olnud, et just siis esimestel aastatel, et kui seal oli veel Talts oli pigem selline, kes andis sellist väga otsekohest kriitikat ja sellise mitte nii sõbralikul toonil siis, et sai sellise vahetu kriitika kohe kätte. Aga see oli selliseid rahulikemaid mängijad oli ka õnneks, et kõik sellised hullud ei olnud. Et ma arvan, et kõige rohkem vast on mulle abiks olnud Sokk, Tanel Sokk, et Tanel Sokuga ma sain mängida siis oma algusaastatel, lisaks siis veel kas oli siis eelmine aasta või, kui Tann oli meil pool aastat siin, et siis ka nagu see nii-öelda igapäevaselt nagu mingeid elemente õppida ikka oli sellist just niisugust mängutarkust ja kannatlikkust, et tegelikult kui vähe peab tegelikult tegema, et ei pea nii palju rahmima ja siis ongi sellised kindlad liigutused ja et teed neid hästi ja siis ongi, et ei pea mingit mitmeid ja kümneid liigutusi ja asju oskama, et sul ongi sellised omad harjumused välja kujunenud ja sa teed neid lihtsalt hästi. Okei. Kas ta võttis siis mingis mõttes sind ka oma nii-öelda õlma alla, et toetas sind nii moraalselt kui ka siis korvpallialaste nõuannetega? Ma arvan, et mingi sellist otsesest hõlma alla võtmist ei olnud, aga just siis trennides, kui oligi mingid 5-5 mängud ja seal mingid pausid olid siis ka nagu oligi, et oli mingi mäng ära, ma ei tea, mingi 10 minutit, 8 minutit, siis kui oli niisugune paus, siis oli ka, et saime mingitest olukordadest seal räägitud ja et ma ei tea, mingite liikumiste puhul, et mis seal oleks pidanud tegema ja kuidas nagu seal mängu olukordi paremini lugeda või midagi niisugust, et sellist vahetut kontakti oli hästi palju. Et siis ma olin ka juba vanem nii-öelda, ma nagu oskasin ise ka kaasa mõelda, et ma arvan, et kui ma olin esimesed aastad selle profivõistkonna juures, siis sellist nagu minupoolseid mõttekäike nii palju ei olnud, et siis oligi, et ma proovisin nii palju, kui saan nii-öelda seda uut keskkonda uurida ja sealt neid teadmisi ammutada. Aga just see eelmine hooaeg, kui Tann oli siin, siis sai sellist dialoogi rohkem teha. Kuuldavasti Tanel nüüd ka suvel liitub Eesti U14 koondise treenerite staffiga. Väga huvitav. Loodetavasti alustab ka oma edukat treeneriteed. Tervitused Tanelile. Tervitused. Nii, sinu roll meeskonnas, et nagu sa ütlesid, alguses käisid ainult treenimas, olid sihuke noor ja roheline, väga midagi aru ei saanud, mis toimub. Nüüd oled 5 aastat hiljem oled meeskonna kapten. Jah, see mõttes. Kuidas see kohanemine on läinud, et võrdlemisi kiiresti, arvestame, et meil on noor võistkond ka, aga ikkagi. Need olud on hästi kiiresti muutunud, et ma olen olnud siis selles ajas, kus meil oligi nagu hästi professionaalne kõik, kes olidki kõik sellised palgaga mängijad, võrreldes siis praeguse aega, kus on meil koolipoisse hästi palju, et siis nagu see erinevad keskkonnad olnud ja ongi, et iga aastaga see minu roll nii-öelda on kasvanud, aga see rolli suuruse kasv on siis nii-öelda tänu sellele olukorra muutusele, ma arvan, et hästi kiire olnud, et kui ma algselt olin see, kes nagu tegin, nagu sa ütlesid, tegin ainult treeninguid kaasa, mängudel ei saanud, et nüüd juba olen, kus on nagu põhimees ja saan nagu suurt vastutust ja nagu koormust kanda. Et selline hästi kiire ja huvitav on see periood olnud. Aga mul on selle üle ainult hea meel, et see nii-öelda areng on nii kiiresti toimunud, et ma arvan, et kui mul oleks pakkuda või keegi mulle pakuks sellist stsenaariumit, kus ma nagu olengi, et mängin seal 5 minutit ja teengi ainult trenni ja mängudel pigem istun, siis ma arvan, et see ei ole see stsenaarium, mis mulle meeldiks, et kui ma hetkel saan seda suurt vastutust ja selles kompotis nagu hästi tihedalt sees olla, siis see on hästi hea. Okay, võib-olla enne, kui ma oma järgmise küsimuse küsin, lähme järgmise videoklipi juurde. No nii. Suundame videonurka. Üllata mind. See on siis, ma küsin sult võib-olla kõigepealt, mis
mäng sul sellest hooajast kõige paremini meeles on? Mis oli kõige... No kõige paremini meeles on mul eilne mäng. Okei, ma mõtlen, mis mäng kõige vägevam on? Nüüd sa juba nägid ära. Ei näinud veel ära, aga ei vaata. Aga... Kõige vägevam mäng sellel hooajal. Ära nüüd valesti vasta. siin on üks ja ainus õige vastus. No ma pakun siis Rakvere mäng kodus pärast teist lisaaega võit. Ongi nii. Nii, mul on siin valmis otsitud. Me oleme juba teise lisa lõpus. Rakvere on 1 punktiga juhtima läinud. Ja vist on alla minuti mängida. See oli jah mäng, kus see skoor kogu aeg vahetus, et seal, kes oli 1 käes, vahepeal 2 käes. Et seal oli jah siuke punkti mäng terve kohtumine. Et paneme selle videoklipi käima. Ma tean, võib-olla see Zoomi vahendusel natuke hakib, aga kõigil on seda võimalik ka. Ma panen siia, postitan siia lingi. Kes tahab, saab selle mänguga oma arvutis avada ja pärast järgi vaadata. Nii. Aga liigub, see on kõige olulisem. 11 punkti 19 lauda Tormi Itsi arvel. 45 minutit mänguaeg hakkab Tormi täis tiksuma. Marton, kas Kivi vasta? Hästi praegu 2 jaha peale, aga Harri. See oli kõik. Selline kaitse praegu. See lasib nagu näete. Ei tahtnud seda. Vastu. Kaaremäeli 3. Ma kerin natuke edasi. 37 sekundit ja otsa out. Ilmselgelt ka selle mehe natukene liiga pikaks läinud. Aga tuleb võidelda. Kivi Krudikise vastu. 4 sekundit rünnaku kellal. Lätlane hästi praegu seisab. Kivilik vised sealt tuleb ja Kivi paneb. Kivilik visega sisse. See oli tõesti. Kui keegi loeks kokku selle mängu peale, mitu korda on eduseis vahetunud, siis ma arvan, et see on maailmarekordi hõlguline vähemalt siin Eesti libüts. Miks ma tahtsin just seda eelmist klippi ka näidata, kus sa kulbi said, et minu arust see klipp, mis me just nüüd vaatasime ja veel järgmine, iseloomustavad hästi kõrvalt vaadates minu hinnangul sinu kasvu mängijana ja sinu rolli võistkonnas. Et isegi kui tuli ebaõnnestumine, on ju, et tagamängija kulpis su viske auti, sa ei lasknud ennast selle mõjutada ja suutsid järgmises olukorras väga olulise viske tabada. Ja, ma arvan, kui selline nagu fookus või eesmärk on paigas, siis on nendest väikestest eksimustest ei lase ennast segada. Ma veel kerin selle su viske tagasi, võib-olla võtame selle täitsa tükki. Et mis selle liikumise või mis selle praegu teil rünnaku eesmärk üldse on? Oskad sa niimoodi seletada meie vaatajatele, kes on siin pisemad poisid tüdrukud, võib-olla nii hästi ei saa mängust aru, äkki ma aitab neid järgi? No ma vastastele seda skautimist väga lihtsaks ei taha teha, aga no ongi, et seal Hendrik ja Joonas seisavad siis selle vabaviske joone seal nurga peal. Joonas on siin kõrvuti. Ja siis nemad siis oma sellise suure kattega kahekesti seal vistavad isegi käest kinni, nagu näha, et siis proovivad siis kas mind või Oliveri siis viskele aidata, et siis meie kaitse sinna kinni jääks, et me saaksime sellise hea viskekoha. Nii, vaatame, mis edasi saab. Põlvele ilmselgelt ka selle mehe jaoks see tööpäev on natukene... Vaatame, et Oll sinna palli saanud. Õnneks siis mulle sai selle Audi välja sööta. Ja siis meil tegelikult läheb ka liikumine edasi, aga seal lihtsalt jah, kõik liikusid oma kohtade pealt ära ja siis me enam seda liikumist seal edasi ei teinud, et seal... Siin vist oli rünnaku aega ka võrdlemisi vähe. Jah, ma tahaksingi teada seda, ma arvan, et see mingi 7 või 8 sekundit äkki olla siis. Et seal siis jah, kui selline liikumisest enam kinni ei pea, siis see mäng taandubki sellisele individuaalsele mängule siis kas siis 1-1 või see ongi, et murrad sisse ja paned söödu välja ja siis saab keegi sealt viskele, et siis enam seda kombinatsiooni taga ei aja, vaid ongi selline individuaalne sooritus siis seal. Kas praegu sellel hetkel sa oled juba otsustanud, et sina võtad selle viske? No ma proovisin sealt vist esimese hoo pealt ka seda viset nii-öelda lahti saada. Aga jah, nüüd kommentaatorid ka, et 4 sekundit täi, aga siis ma arvan, et mul oligi seal see mõte, et ma ei hakka seda palli edasi söötma, et seda
vastutust kellegi teisele peale andma, et ma arvan, et seal mul on lihtsam, kui ma juba selles liikumis olen, teha ise see 1-1 mäng seal, kui see, et ma annan kellelegi palli edasi, sealt läheb veel 1 sekund mööda, tal ongi ainult seal 1 või 2 sekundit see vise ära teha, et siis ma panen nagu võistkonnakaaslase raskesse olukorda, et pigem seal võtan siis juba nagu ise ette. Et seal on näha ka, et seda ruumi mul hetkel seal on, et pigem siis võtangi selle 1-1 olukorra enda peale. Hästi praegu seisab. Päris korvi alla ei õnnestunud jõuda, aga mis siis selle elemendi nimi on, mis sa nüüd tegid? No selle päris korvi alla ei jõudnud, selle põhjus oli 45 minutit seal mängus, et siis samm enam nii terav ei olnud, et ma arvan, et mul see plaan sinna korvi alla kehasse mängile minna oli, aga lihtsalt enam jalg nii kiirelt ei liikunud ja siis kuna kaitse jõudis sinna ette, siis ma läksin kehasse ja tegin selle step-back liigutuse, sa küsisid, et step-backi. Et step-backiga siis proovisin emale rohkem ruumi tekitada, et ma saaksin lihtsama viske. Kivilik viseb sealt tuleb ja Kivi paneb. Kas sa teadsid kohe, et see läheb sisse? Viskajad nagu sina, mis saavad kohe. Jah, selles mõttes, et ta tuli see mõnusa rütmi pealt küll, et mingit jõnksu seal sees ei olnud, ega et see viskerütm oli selline tavaline rütm selles mõttes, et millega mul need visked sisse kukuvad, et vahepeal saabki selline viskerütm ja kõik on paigas, siis vahepeal saad nagu aru küll, et see läheb sisse. Et see kaitse seal mind nii palju ei seganud ka, kuna ma selle step-backiga tegin omale ruumi, siis sain panna siukse normaalse viske, mida ma nagu olen igapäevaselt harjutanud. Treenerina ütlen, et väga hea sooritus, et nagu hommikuti kunagi sai tehtud. Väga hea. Nii, ja nüüd üks hästi äge moment veel. Siin mängu päris lõpus, et nüüd Rakvere 32 sekundit aega mängida. Füüsise poolest küll päris karm ole. Ründavad ise. Vaatame, mis saab. Ennast väga sellest heidutada ei lase, aga Rakvere rünnakul ühepunktilises kaotusseisus ja ei kellegi muu kui Kristap Kruditise kätte läheb see pall ja ei lähe punktilises kaotusseisus. Räägime, mis sa siin mõtled? Praegu Robin on siin all nurgas, katab vastaste number 11. Mis sa sellises olukorras? Kuidas sa mõtled? No tegelikult kaitse poole pealt see väga hästi mängitud ei olnud, kuna see number 11 seal talle meeldib paremale poole minna. Ehk siis kaitsja seisukohast oleks pidanud tal selle keskele läbimurde ära võtma ja teda suunama rohkem siis küljejoone poole. Ja et seal oleks saanud nii-öelda paremini kaitses mängida. Punktilises kaotusseisus ja ei kellegi muu kui Kristap Kruditise kätte läheb see pall. Kruditise hea ründemängijana ikka jõudis. Jah, ta on siukse terava jalaga ja ta on sellise hea kiire viskega ka. Ehk siis sellist väga palju ruumi talle ka jätta ei saa. Aga just ongi see, et ta oleks pidanud suunama siis ühele poole. Muidugi selles negatiivses mõttes Tormi ka jätkab. Ka sinu vana sõber vist. On küll, jah. Kuidas sa Tormit tunned? Räägi vaatajatele. Tormiga, ma ei tea, kas me noortekoondis saime esimesena kokku, aga esimene kontakt tuli ka seda Eibli sarja mängides, et Tormi must 1 aasta vanem ja meil oli siis 98 tiimiga ka see Eibli punt ja oligi siis Tartu poisid, Toomas Kandimaa oli treener ning siis lisaks oli peale Tartu poistele siis Tormi, kes on algselt siis Saaremaalt pärit, aga ka siis nii-öelda tuli mandri peale Kossu haridust saama siis ja mängis meiega seda Eibli sarja kaasa. Lisaks meil oli veel Rakverest ka 3 poissi, kellega me seda Eiblit seal kõik võtsime ja Tartuga mängisime Eiblit, ei teagi, päris 4 aastat vist ei mänginud, 2 aastat minu arust. Või isegi... Tormi ka siis mõnes mõttes Tartu poiss. Jah, võib öelda küll. Nii, aga Tormi vist sama hea viskaja kui sina ei ole? Või lihtsalt juhtus niimoodi? No eks seal mängu lõpp oli pingeline ja seal võib igaüks eksida. Just. Nii, vaatame, mis see edasi. Siin peab Tarvas minema vea peale, siin ei ole midagi enam teha. Ja Paarto tõstab sealt ära ja vahe. Kuidas seda olukorra kirjeldad?
Tarvas minema vea peale, siin ei ole midagi enam teha. Ja Paarto tõstab sealt ära ja nii peab Tarvas minema vea peale, siin ei ole midagi. No seal ongi see, et kuna Rakvere oli seal maas, nad pidid mingeid riske võtma nii-öelda, et päris lõpuni nad ei saagi oodata, et meie nii-öelda lõpuni mängiks, kuna nemad on kaotusseisus ja nad peavad mingit riske võtma, et palli kätte saada. Ja siis nad proovisidki siis 2 mehega pallile tulla peale, et me teeksime selliseid harjumatuid liigutusi, et me peaksime nii-öelda palli ära söötma, kuna sul 2 meest peale. Aga kuna see on selline riskantne tegevus, et sa võid sealt palli kätte saada, aga seal on ka see risk, et me saame nii-öelda kerge korvi, kui me selle pressingu ära murrame ja see ongi, mis siin täpselt juhtus. Nii, nüüd on vahe juba 3. Aga Rakverel on endiselt võimalik viigistada. Siit on Tarval nüüd 3-st vaja. Kuditis paneb hullu teele, ei lähe. See on liiga vasakule, Niits küll sukeldab sinna Tartu pinki. Nii, õnneks ei läinud. Aga võib-olla ma juhin vaatajate tähelepanu ka just eriti praegu Robini kehakeelele, et väljakul on nii Joonas, Oliver, Hendrik, Charles ja Robin. Ise läheb mööda, pall kukub auti. 4 sekundit on mängida veel, nüüd võib-olla läheb paar sekundit mängida, aga ma arvan, et mängumehed kõik sellel hetkel saavad aru, et nüüd peaks olema asi käes. Nüüd peaks olema asi käes, jah. Ja see emotsioon, mis sina välja lased siin, see iseloomustab hästi seda rõõmu hõiset, mis on siis seal 2 lisa lõpus, milline rahuldus tekib. Ka päris hea tunne vist. Ja, see oli hästi-hästi magus võit, et seal oligi, kas seal tuleb väga inetu kaotus või selline hästi mõru kaotus või hästi magus võit ja õnneks siis me saime selle magusa võidu kätte. Et kui sa paned seal nõks tagasi, kus see kolmese võtmise hetk oli, et siin nüüd, et kus siin nüüd ongi stopp, et see olukord, kus läks viskele, et isegi kui sul ründamäng läheb sinna korvi alla, kus me näeme, kus Niits on, et siis sinna peale minema ei pea, kui isegi 2 viskavad, siis me oleme ikkagi ees ja neil ongi vaja 3-st, et siis pigem ongi kaitsel tulla siis kõrgemale ja võtta need viskajad kinni, et isegi kui ta seal korvi alla söödab, läheb sellega aega ja me saame veel palli ka enda kätte ja me oleme veel 1 ees ka, eks see on ka meile hea olukord, et pigem võtamegi selle riski, et me oleme nii-öelda kõrgemalt peale ja neil 3-st ei lubaks panna ja nagu näha ka, siis tegelikult Hendrik on seal viskajal suhteliselt lähedal, et pidigi tegema sellise raske viske ja õnneks läkski mööda. Jah, käsi on korralikult üleval ja väga madala protsendiga vise. Ja Kuditis paneb hullu teele, ei lähe. See on liiga vasakule, Niits küll. Nii, teades sind, et sa väga suure siukse, väga palju oma emotsioone välja ei näita, oled suht tagasihoidlik noormees, et sinult selline karjatus tuli. Ma arvan, see näitab nii mõndagi, ühte võib-olla seda, et sa tunned, et sinu vastutus on nüüd eriti veel sellel hooajal on suur ja sa nagu tunned, et see võistkond hakkab vaikselt sinu omaks saama. Ja võib-olla küll. See vastutuse tundmine just, ma arvan, et ma mõtlen selle peale, kui ma näiteks trenni teen või sellise treeningu olukordades, aga mängudes ma selle peale ei mõtle, see on lihtsalt sellised lisamõtted ja lisapinged, et lihtsalt mängudes ma teengi neid asju, mida ma treeningutel olen omal nagu tekitanud, selliseid harjumusi nii-öelda. Et jah, see on pigem selline treening motivaator, et jah, et pigem selles suhtes. Keegi tark mees on kunagi öelnud, et selline vastutus, see on privileeg. Seda ei tasu karta, seda peab hindama. Igal ühel ei ole sihukest võimalust. Nii. Minule pakkus see hetk igastahes sellel hooajal kõige suurema emotsiooni. Aitäh sulle jälle selle eest. Palun, tehaks. Nii. Aga ma arvan, et nüüd on õige hetk minna vaatajate küsimuste juurde. Neid on tulnud siia päris mitu. Ma alustan ühe
igipõlise Tartu võib-olla niisuguse vihamaelase Kalev Cramo, legendaarse mängija küsimusest, kes saatis selle mulle läbi minu kolleegi treener Jano Kunsi. Tegemist on siis Howard Fryeriga. Mäletad sa sellist meest? Jah, ta on kindlasti. Ma isegi olen Howard Fryeri all trenni teinud. Ta on siin Tartus mingeid treeningkämpe või asju teinud, et olen teemal trenni saanud teha küll. Nii, Howard küsib. Robin, kes lapsena oli su kõige suurem kossu eeskuju Eestis ja maailmas ja kas sa proovisid neid mängudes järgida? Selles mõttes ma olen igav mäng, et mul ei ole selliseid konkreetseid eeskujusid olnud. Jah, mul on olnud sellised, kes mulle meeldib jälgida, aga ma arvan, et mulle meeldib ka neid jälgida just sellise meelelahutus aspekti pärast, et just sellised, kes teevad hästi palju skoori ja hüppavad hästi kõrgele niimoodi, et mulle meeldis vaadata Kobe'it ja jah, et selliseid meelelahutuslikke mängeid, aga ma arvan, et eks ma väiksena selle peale ei mõelnud, aga hiljem just, kui ma ka nagu sain rohkem teadmisi, et mis selle taga on, et kogu see töö ja distsipliin ja kõik see pool, et Kobe puhul ma ei tea, kui palju ta kõik trenni tegi ja mis kell ta kõik saali läks ja mitu trenni ta päevast tegi, et kogu see tööeetika, mis tema puhul oli, et ma arvan, et mingeid mõjutusi ja ideid ma sealt sain. Et kui tahad hästi mängides, pead tööd tegema, et see niisama sulle ei tule. Et Mamba Mentalityt oled lugenud? Mamba Mentalityt ei ole, aga ma olen ühte teist tema raamatut lugenud. Tema eest kirjutatud raamatut. Oskad sa sealt midagi välja tuua, millest sa oled just šnitti nüüd võtnud? Ma ei tea, just nagu šnitti võtnud, aga nagu Kobe puhul oli siuke tsoonis olemine, et ta on siuke on ja off zone, et on siuke, ongi killer instinkt nii-öelda, et kui ta näiteks trenni teeb või mängudes, et ta läheb sinna tsooni ja ta kõik muu, mis teda häirib, ta lihtsalt ei pane sinna mingit energiat ega rõhku, et vaid tal ongi üks eesmärk ja see ongi nagu olla parim versioon endast. Oled sa proovinud seda? Kas just konkreetselt niimoodi nagu tema, aga siis et see vaikselt küll tuleb selles mõttes, et kui sa teed mingit rasket trenni, et sa ikkagi proovid selles hetkes ja momendis olla, et sa ei mõtle mingisse teiste asjade peale, samamoodi kui sa oled mängus, et sa näiteks proovid ennast, ongi keskenduda selle ühele asjale, mis sind aitab, et paljudele meeldib kohtunikega rääkida, et ma arvan, et see ei ole see aspekt, mis sind aitab, et pigem ongi keskenduda oma asjale ja see nagu annab parema lõpp selle eesmärgi. Kas praegu, kui fänne saalis ei ole, tribüünid on tühjad, on minna ka lihtsam sinna oma tsooni? Ma arvan, et pigem raskem minna. Et fännid ja see atmosfäär, mille nad tekitavad, et see ongi see tsoon, kus sa tahad olla. Et see sind nagu kuidagi paremini fokusseerib ja annab sulle seda lisajõudu ja energiat selles tsoonis olla. Et kui sul, ma arvan, et kui sul fänne ei ole, siis sul on kergem tulema see selline nagu mugavustsoon, et kui sul on fännid ikkagi saalis, siis sa tahad anda endast kõik, kuna sa tead, et inimesed sind vaatavad ja et nad ei tulnud seda mängu niisama vaatama, et sa tahadki neile midagi pakkuda selles mõttes. Hea vastus. Nii, vaatame, mis on meie Zoomis osalejad siis küsinud. Nii, Anette, me anname kõigepealt sõna sulle, saad oma küsimusi ise esitada. Nii, ma andsin sulle loa endal mikker sisse lülitada. Ja palun küsi. Kes su lemmik NBA mängija on? Lemmik NBA mängija? No, ma ütleksin Klay Thompson, kuna ta hetkel küll on vigastatud, aga mulle meeldib tema mängu jälgida. Et ka selline üks ikoonidest, ma arvan, kes on korvpalli hästi palju mõjutanud ja seda kultuuri just, et kui korvpall järjest liigub, pigem kui see küsimus oli NBA kohta, siis seda NBA mängu mõjutanud, et kui oluline on selline viskamine just nagu kaare tagant ohtlik olemine, et Klay Thompson on selle puhul hästi hea selline eeskuju. Anette, kas sa tead Klay Thompsonit? Tead? Ma kirjutan siia selle nime ka, et siis kõik
saavad järgi vaadata, mis mees see Clay Thompson on. Nii. Võtame järgmise küsimuse. Jan Martin, kas sa tahad ise küsida? Ei taha. Küsin sinu ees siis. Huvitav. Tundub, et see ei ole päris Jan Martini küsimus, aga Jan Martin on selle kirjutanud. Võib-olla on ka, võib-olla ma eksin Jan Martin. Vabandust, kui ma sulle liiga teen. Kas on raske, kui sa pead ülikooliga ja korvpalliga samal ajal tegelema? Ma arvan, et on raskem, kui ma ülikoolis ei käiks, aga nii-öelda täiesti tehtav. Et eks ma arvan, kui üleöö selline elustiil ja programm tuleb, siis ta on raske. Aga mul just ongi see, et kuna ma korvpalli on pikalt mänginud ja nii-öelda step by step on see, samm-sammult on see raskemaks läinud. Seda mahtu tulnud juurde, aga ongi, et ma ei ole pidanud sellesse sukelduma üleöö, vaid ongi, et ma olen saanud põhikoolis nii-öelda tunnetada seda korvpalli ja kooli kooslust ja üsna sarnane elustiil oli mul ka gümnaasiumis, kus hommikul oli kool ja õhtul oli trenn siis. Et sellist kooli ja spordi seostumist on mul vist terve elu olnud, et ma arvan, et kui see ongi vahepeal need mahud raskemaks läinud, siis nad ei ole läinud nii äkiliselt, et ma nii-öelda selle all murduks, vaid ongi, et järjest olengi nagu seda paksu nahka kasvatanud ja neid nii-öelda seda harjumust järjest nii-öelda edasi kandnud ja nii-öelda tugevamaks siis muutunud, et isegi kui need mahud lähevad suuremaks, siis ma saan hakkama. Ja sa õpid mitte Tartu Ülikoolis, vaid Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis omal õigus. Ja mis erialal? Ehitusjuhtimine ja projekteerimine. Miks selline valik? See ei olnud mu selline lapsepõlve unistusega midagi, vaid see tuli suhteliselt viimasel hetkel. Põhimõtteliselt mul olid mingeid sellised valikud, aga kui ma hakkasin neid täpsemalt uurima, siis jäi ainult üks alles ja siis oligi see projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Mul olid mingid kriteeriumid, mille vahel ma valin, et miks ma midagi valin, et ma soovisin, et seal oleks selliseid reaalaineid, kuna mulle koolis on matemaatika hästi välja tulnud ja selline füüsika ja niimoodi, et ma midagi sellise suunalist tahtsin ja ka selline programmeerimine ja selline IT-asi tundub minu jaoks liiga kuiv, et selline ehitusvaldkond ja nii palju, kui ma selle kohta ka uurisin teistelt, siis see tundus selline vaheldusrikas ja huvitav. Ja millal paberi kätte saad diplomi? Kui kõik hästi läheb, siis peaaegu natuke rohkem kui 2 aasta pärast. See kestab kokku 5 aastat. 5 aastat. Inseneriõpe, jah? Jep. Nii. Võtame järgmise küsimuse. Tevor, kas sina soovid ise küsida? Ei soovi. Tevor tahab teada, kes oli sinu kõige lemmiku treener? Kõige lemmikum treener? Raido Rebane, ma ütleksin, kuna Raidoga meil sellist kontakti on hästi palju olnud ja inimesena ka mulle Raido hästi meeldib, et ka selline hästi sihikindel, töökas, et need iseloomujooned, mis Raidol on, ma olen need omaks võtnud ja mulle need hästi meeldivad, et kogu see, kas ma ütlen siis, ellu suhtumine, see on nagu tipp-top. Tihti te räägite? Viimasel ajal küll mitte nii palju, aga nii palju, kui ma näiteks vahepeal poes või spordiõnnestada näen, siis oleme rääkinud ja vahepeal on ta mulle ka helistanud ja siis oleme rääkinud. Annab ta siiamaani sulle head nõud? Sinna enam ei sekku? Sinna enam ei sekku, aga kindlasti, kui mingit nõu on anda, siis ma kindlasti olen selleks valmis ja hea meelega kuulan. Loodetavasti turu peal vähemalt näete? No kahjuks ise ma sinna ei satu, nii et ma arvan, et see tõenäosus väga suur ei ole. Nii. Meie meeskonna läbi aegade vist üks suurimaid fänne Raivo Kull tahab teada. Joonase paps. Jaa, on küll. Nii et Raivot sa tead hästi. Raivot huvitab, et kaua sul on ülikoolis... Oota, Raivo, kas sa tahad ise küsida äkki? Sul ei ole pilti sees. Ma võtan sul mikri
luban sul mikri sisse lülitada. Kui sa soovid seda võimalust kasutada, siis palun. Tahtsin küsida, et on kuulda, jah? Et seda ma juba kuulsin, et kaua sul ülikoolis on veel 2 aastat käia, aga mis su plaanid on korvpallialaselt, kui sa ülikooli lõpetad? No kuna mul hetkel ongi seis selline, et mul on veel koolis 2 aastat käia ja mul see Tartu keskkond siin meeldib, et siis hetkese plaani järgi siis ma näen ennast need 2 hooaega veel kindlasti siin Tartus, et kogu see organisatsioon siin ja see kasvupotentsiaal, mis meil on, et see mulle väga meeldib, et hetkel ma nii-öelda suuremaid plaane omale teinud pole kui need 2 aastat. Et kui need 2 aastat saavad mööda ja ma loodan, et ka väga edukalt mööda, et siis ma arvan, et tuleb nii-öelda hakata uuesti mõtlema, et mis need suuremad eesmärgid on, aga kuna hetkel nagu sellist nagu suuremaid kihkusi kuhugi välja minna ei ole, siis ma arvan, et need 2 aastat veel siin koha peal olla on nagu hea plaan. Hästi, Raivo, kas sul on veel mõni küsimus? Küsi see 4 hulka. Ei, praegu ei ole. No võib-olla, mis Robin arvab, et mis meeskond tuleb play-offi vastuseks Eesti meistrivõistlustel? Kas on juba tabeliseisu uurinud? Olen uurinud küll, aga ma seda reeglistikku tean, siis minu arust esimene koht jääb välja nii-öelda sellest esimesest ringist ja siis teine mängib 7., 3., 6. ja niimoodi. Et jah, neid kõlaka, mis ma kuulnud olen, kas üldse kõik kohtumised ära mängijad, et see olukord on hästi segane selles suhtes, et kes siin veel, meil ma arvan veel varianti ka 5. saada, et siis kas tuleb seal Pärnu või Rapla? Ei, Pärnu läheb siis TLÜ-ga kokku, kas siis Rapla või Rakvere? Rakvere, jah. Rakveret on ka teoreetiline võimalus edestada. Kindlasti. Raivo teab paremini. Päris suur. Ei peaks sinu käest küsima hoopis. Okei, Raivo, aitäh sulle. Ja palun. Nii, Maribelil on huvitav küsimus. Kas sa oled nüüd julgust kogunud ja tahad ise küsida? Maribel, ei soovi. Palume siis hästi täpselt vastust. Maribel tahab teada, mitu Kossu mängu sa võitnud oled? Väga täpselt vastust. No siis mul läheb nii täpselt, kui vastad. No siis mul läheb siin kõvasti aega, kui seda vastust hästi täpselt tahetakse. Ma arvan, neid on sadu. Sadu on kindlasti, sest neid hooaegu mul on olnud, ma arvan, kui ma läksin Kossu korvpalli mängima, siis kohe neid hooaegu ei tekkinud. Ma arvan, et seal mingeid liigasi ei olnud, aga selliseid noorteliigasi ja neid professionaalseid hooaegu ma arvan, on olnud mul siuke 10+. Ja seal neid iga aasta neid kohtumisi on ikka olnud ja ma arvan, et siuke 15-20 võitu vast iga aasta oleme saanud. Minimaalselt ikka, ma arvan, et rohkem. Ma arvan, et tagasi ikka. Ja siis ma arvan, et see number seal mingi 200, 300, 400 võib olla. Nii et Maribel, ma arvan, et kuskil 100 ja 1000 vahel. Ta on võitnud kindlasti rohkem kui kaotanud. Ma usun küll. Nii, Maribel, ma näen, sul on siin veel küsimusi, aga küsime teiste küsimusi ka vahepeal. JJ ehk siis Jaan Jesper 2009-10 Tiigrite võistkonnast. Nii. Kui sa ei oleks korvpallur, siis kes sa oleksid? Siis ma oleksin üliõpilane, ma arvan. Et siis ma käiksin, ma arvan, et ülikoolis ja... Aga mingi teine spordiala äkki? Teine spordiala? No seda on hästi keeruline öelda, kuna korvpall võtab hästi palju aega ja neid teisi spordialu. Ma olen kunagi käinud judos, et seda enne ei rääkinud, aga see mulle ei meeldinud. Judokas ma kindlasti ei oleks. Aga ma arvan, et äkki kergejõustikune siis. Et ma arvan, et seal... Jah, et ma arvan, seal ma endale mingi ala oma kehatüübile vast leiaksin. Nii.
Okei, ma arvan, et sellega me küsimuste osas piirdume. Ja ma tahan tänada sind, Robin, selle vestluse eest. Oli väga lahe sind veel lähemalt tundma õppida ja soovin sulle edu nii korvpalliväljakul kui ülikoolis ja ka mujal. Aitäh ja rõõm ka minu poolne, et oli sinuga hästi äge siin seda juttu rääkida. Aitäh. Nii, sõbrad. Kes soovib seda veel vaadata, siis paneme selle ka YouTube'i ülesse. Soovitage kindlasti sõpradele, emadele, isadele ja olge sportlikud. Käige õues, ilmad on ilusad, jooksmas ja jalgrattaga sõitmas, mängige korvpalli, kuulake vanemate sõna, aidake neid kodutöödes, peske nõusid, pange ise oma riided sinna pesumasinasse ja kuivatisse. Kõike, mida sa ei tee. Nii, et käituge vastavalt siis Robini jutule. Okei. Aitäh, Robin. Ja tšau, järgmise korrani.